Niisiis, tere! Täna olen ma tulnud Viljandis Uueveski linnaossa Kaevu tänavale. Siia on ma tulnud sellepärast, et siin on Google Mapsi andmetel üks jalgrada läbi Oru Peetrimõisa linnaossa. Selle nägemine tundus mulle kahtlane, sest viimasel telefoniraamatu kaardil ma ei mäletanud selle nägemist. Nii ma tulin vaatama, mida see rada siis endast kujutab. Nii, alustame vaatlust eemalt. Näeme, siin on kohe tänavavalgustuspostid, mis peaksid olema igal korralikul teel või rajal või. Seda, kas nad ka reaalselt töötavad ja põlevad, ma öelda ei oska. Selleks peaksime tagasi tulema nii umbes 2 või 3 tunni pärast. Aga okei, vaatame. Isegi nagu mingi rada läheb. Nii, ma siin ei tulnud Nike botaseid kulutama, mul on korralikud saapad jalas, mis tundub oli õige otsus, aga mitte kõige vajalikum. Maa on päris kõvaks külmunud, libedust ei esine. Ilm on küll päikseline, aga väljas on -kraadid. Sellega peame arvestama. Jah, siin on, mis siin on tee ääres, näete. See on ju isetekkeline pink mingist, ma ei tea, mis see on, mingi puiduunnik, siin on mingid vanad uksetükid. Vot siin saab pensionär, kes soovib seda teed kasutada, saab siin vahepeal istuda, puhata, nautida vaadet ja siis puhanuna jätkata teekonda. Nii, näe, fauna ja floora on siin olemas, mutiauke on näha. Siin kasvab kirsipuu isegi, näete, siin saab võtta, noppida, maitsta. Ma tunnen, see pole kirss, ei on küll, aga päris kõvaks külmunud. Selles mõttes, et sügav külma pole vaja, kui te soovite neid pikemalt säilitada praegu korjates. Niisiis, siin puliseb ojakene. Jah, ojakene puliseb. Väga siuke vaikne, rahulik. Seal näete, saab kiikuda. Isegi lastele on mõeldud siin. Nii. Ja valgustuspostid lõpevad siin otsa. Jaa. Lähme alla. Opa, siin on kivid. Ja siin on sild. Jaa. Katsume. Vist peab minu sen. Ja sild pidas vastu katsumusele. Nii, siis siit läheb nüüd 2 valikut. Üks läheb, näete, siit. Väga vertikaalselt. Seal vist on mingid trepimoodi asi. Siin on ka üks aste, nägite. Ma ei tea, ma läksin päris kiiruga üle. Siin on mingi elekter. Üksik elekter, ühtegi kaablit ei lähe. Ja vist tuleb maalt. Siin on, näete, ja sealt lähevadki üles. Vabandust, trepid. Aga ma lähen teist teed, sest see on laiem, tundub, et see on peatee. See on siin mingi isetekkeline kõrvalrada, kus küll on olemas trepid ja väike sillamoodi asi, aga siin on, näete, suurem sillamoodi asi. Nii, teematerjal on killustik, väga hea. Talvel ei tohiks libe olla. Ma arvan, et jalgrattagagi on siin päris hea sõita killustikul. Nii siis jah. Aga sealt treppidest siis jõuate sinna Sireli põõsaste taha. Siit teeb mööda jõuate tänavale. See on Maasika tänav. Maasika 31 maja ette jõuate kohe. Näete, siin on veidi küll uuristunud, aga tee sealt ülevalt läbi Oru
siia on täielikult läbitav. Igatahes, mis on siis loo moraal? Loo moraaliks on see, et kui te olete võõras linnas või võõras riigis või soovite niisama oma teed planeerida mõne kaardirakenduse või GPS-iga, siis mõelge, kuhu see teid saata võib. Kuigi tee oli ilusti läbitav, siis peolt kontsakingadega tulles see võib-olla selline ei ole. Ja ka ööpimetsa varjus ei ole väga raske silda ja oja kogemata mitte eristada. Juhtub see suvel, kui väljas on umbes 20-25 kraadi soojem kui praegu. Ei ole vast hullu, aga praegu ei ole see just kõige parem asi. Ei ole need just kõige paremad asjad, mida omavahel sassi ajada. Aga selleks siis tänaseks kõik.